privet! Ivan ongi olnud täpselt selline kursus, mis on eeskätt lõhkunud selle barjääri, selle hirmu barjääri. Soltses vetit. Vene keel on väga äge keel. No minu jaoks oli see kursus igal esmaspäeva õhtul väga positiivne elamus. Ja kuna ma ise ka õpetaja, siis ma olen terve selle aega Aleksei niimoodi salajaga metoodiliselt piilunud, mis ta teeb. Suhelda sai palju. Lõbus oli. Et ei pidanud nagu tuimalt lihtsalt õppima pähe asju ja reegleid pähe tuupima, vaid nagu iga kord siia tulime, see oli nagu fun ja põhimõtteliselt kogu aeg naersime. Oli nii harjutusi, mis olid lihtsalt meid avavad ja meeskonda üles ehitavad, oli ülesanded, mis aitasid suhelda, mis aitasid kinnistada grammatikat, et kõik toimis. Mina olengi see inimene, kes on 12 aastat õppinud vene keelt koolis ja tegelikult ei osanud öelda isegi papa-mama. Käis üle jõu, ei suutnud, ei julenud, ei tulnud meeldegi teinekord. Kõik metoodika osad olid paigas, samas ei olnud mitte midagi, mis tavaliselt koolis tehakse. Ma sain oma vene keele oskuses palju julgust juurde. Ja tulevad meelde sellised sõnad, mida isegi imestad, et nagu kuidas ma neid üldse tean. Sest et kasutanud ei ole ju absoluutselt, aga nad on kuskil kaugel kuklas olemas ja siis nüüd on nad nagu välja tulnud. Ma julgen nüüd öelda midagi vene keeles. Et põhimõtteliselt võõrastele inimestele ka ma julgen võõra inimese juurde minna ja temaga vene keeles rääkida. Ja lähed räägid ja räägid ka tänaval ja trollis ja julged inimestele öelda, mis trolli number on ja öelda kella ja öelda, et su sumka jäi trolli, et mine jookse järgi. Ja vene keelt on lõbus õppida, et ilmselt võiks kõigi keeli olla sama tore õppida.